meel, et mind on siia kutsutud nii auväärses rollis. Ma saan aru, et alguses kutsuti auväärseid akadeemikuid ja emeritusi ja siis järgmiseks mind, kui nemad tulla ei saanud, et väga meelitav. Jah, põhimõtteliselt vale ei ole, et öelda, et ma olen teadlane. Ma olen töötanud teatri koha peal juba mitu aastat, kuigi piinlik lugu jah, et mul doktorikraadi veel käes ei ole, aga doktorant on väga mugav olla tänapäeval. Soovitan kõigile teile ka soojalt, et sihtige kohe ühe jutiga niimoodi bakalaureusest edasi magistriks ja siis doktorandiks, et see on nagu, siis läheb kõige huvitavamaks ja mõnusamaks elu. Ja täna tahaks ma teile rääkida siis sellest, kuidas on teadus seotud tehnoloogia ja innovatsiooniga. Ma tean, et suur osa sellest nendest uuringutest, mida teevad siis õpilasteadurid, need tihtilugu on sellised kaardistavad või ütleme mingisuguse hetkeseisu mõõtmine, hindamine, võrdlemine ja nii edasi. Tegelikult teadus alati ei pea jääma kõrvalseisjaks ja kaardistajaks ja mõõtjaks. Tihtilugu teadus pakub ja teaduse ülesandeks on pakkuda ka lahendusi, kuidas elu huvitavamaks ja paremaks muuta ja tööd efektiivsemaks. Sellest tulebki täna juttu. Ja avapildiks on mul siin ilmselt teile kõigile tuttavad näod. Ja kui te vaatate seda ekraani seal nende ees, ilmselt olete seda päris mitmes filmis ja saatesarjas näinud. Tundub selline ulmeline ekraan, mille peal kätega vehkides just nagu mingisugused pildid liiguvad, muutuvad suuremaks ja toimub piltide ja erinevate dokumentide analüüskäigu pealt ja seoste tekitamine, ühendamine. See ei ole fantaasia, need on täiesti toimivad lahendused juba ja nad on praegu jõudnud turundatavate toodetini, tähendab, nad on muutunud innovatsiooniks. 10 aastat tagasi nägi neid ainult selles laulus, mis siin enne just kõlas, et kui elekter ära läheb. Ilmselt on kõigile tuntud ka see järgmine. On see mõistatus teile tuttav, eks ole, et kuidas tuleks ühendada 9 punkti. See on ilmselt üks varasemaid mõistatusi, mis teile pakutakse kuskil siis, kui te hakkate tegelema selliste teistsuguste asjadega. Ja ilmselt sisaldub ka mõnes matemaatikaõpikus, ma kahtlustan. Ja see täpselt illustreeribki seda, mida nimetatakse siis kastist väljas mõtlemiseks. Et kui inimesel on need punktid just täpselt sellisel kujul ette antud, et nad moodustavad selle ruudu ja sul palutakse tõmmata ilma pliiatsit tõstmata joon 3 sirgjoone abil ühendada, siis miski see kasti takistus ei lase meil minna selle joonega sealt kastist väljapoole. See on mingisugune psühholoogiline barjäär. Ja on selge, et osadel inimestel on see barjäär kõrgem ja teistel on see mitte nii kõrge. Üks videoklipp on mul veel. See on mingi jukerdus. Keeldub mängimast. Tegemist on jah ulmelisena tunduva tehnoloogiaga. Ütleb telefonile autos, saada mu naisele sõnum, et ma jään 5 minutit hiljaks.
naine saab selle sõnumi kätte, küsib, et milline ilm on San Franciscos nädalavahetusel ja telefon viskab talle ette 5 päeva ennustuse. Naine jätkab küsimusega, aga Los Angeleses. Ja telefon on nii tark, et ta seob ära, et see ei ole temaks eraldi küsimus, vaid ta saab aru, et see küsimus põhineb sellel eelmisel küsimusel ja pakub talle Los Angelese ilmateate. Pimekasutaja saab sõnumi telefoniga, vastab suuliselt, see keeratakse tekstiks ja saadetakse. Ei ole vaja nuppe taga otsida, kombata. Tundub ulme poes müügil. Turundusinnovatsiooni koha pealt tooksin näiteks siis sellise projekti nagu rahvuspapud, kus me ise ka osalesime. Nimelt toetab Eestis juba mitu aastat teadlaste ja ettevõtete vahelist koostööd innovatsiooni taganttõukamiseks. Selline riigiasutus nagu EAS ehk Eesti ettevõtluse arendamise sihtasutus. Ja nemad jagavad välja selliseid vautšereid, 4000 eurot üks vautšer, mille iga firma võib minna sealt välja võtta ja tuua ülikooli ja öelda, et võt, meil on selline mõte, et me tahaks teha endale väikse innovatsiooni, aga meil ei ole endal nagu know-how'd ja raha ja aega, eks ole, et äkki ülikooli teadlased aitavad selle meil ära teha. Et meie poole tuli siis mõne aasta eest, siis kui oli see suur tantsupeo aasta, pool aastat enne tantsupidu tuli sellise ideega siis üks asjalik mees. Ta ütles, et mul pole üldse raha, ma ei viitsi ega ei taha otsida investoreid, ma ei taha neist sõltuvaks jääda, aga mul on hea idee. Ma tahan tantsupeo ajaks tellida Hiinast 2 konteineri täit rahvusmustrites tenniseid. Aga mul eeltingimuseks on see, et selleks ajaks, kui need tennised Eestisse jõuavad, ma pean olema nad kõik maha müünud, et ma saaks kohe ära maksta. Et ma ei peaks sõltuma investoritest. Ja et äkki saaks selle jaoks kasutada sotsiaalmeediat, sest ta oli käinud ühel meie koolitusel, kus me rääkisime, kuidas sotsiaalmeediat saab kasutada turunduses. Ja siis me panime talle kokku meie esimese sotsiaalmeedia kampaania, kus kasutasime Facebooki ja YouTube'i ja blogimist ja Twitterit ja mida iganes. Ja see asi toimis nagu väga hästi, sest meil ei toimunud isegi mingit pressiteadet ei väljastanud. Asi hakkas ise käima, kuidagi keegi leidis selle netist, siis selle kellegi blogi luges Eesti üks esiblogijaid Siim Teller, kes töötab vist Skype'is praegu, aga Siim Telleri blogi loeb, ma ei tea, mingisugune mitu tuhat inimest ja sealt kaudu läks asi järsku plahvatas. Ühe nädalaga oli meil sadu ja sadu lugejaid meie blogis üle maailma kusjuures. Ja oligi, nüüd olid tal maha müüdud selleks ajaks, kui nad kohale jõudsid riikide nimekirjas ettepoole just nimelt innovatsioon, mis põhineb teadus- ja arendustegevusel. Ja selles strateegias tuuakse välja siis 3 võtmetehnoloogiat, mis on selgelt kõigist teistest asjadest eristatud. Need on samad tehnoloogiad, millest loodetakse kõige suuremat innovatsiooni ja kõige paremat ekspordi kasvu. Need on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, biotehnoloogia ja materjalitehnoloogia. Nii, et kui te hakkate oma uurimistööde teemasid valima, mis võivad mõjutada teie ülikooli sisseastumist ja teaduskonna valikut ülikoolis, siis mõelge selle peale, kuna seesama strateegia näeb ette teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise kahekordistamise üldiselt, siis võib arvestada, et nendes 3 valdkonnas see rahastamine ilmselt peaks siis nagu 4 või 6 kordistuma. Et see annaks teile suunad kätte, kust on lootust nagu huvitavat elu elada ja saada selle eest hästi tasustatud.
Ja sellega on kaasa läinud siis ka riiklik õppekava, sellest sügisest on põhikoolis ja gümnaasiumis uus riiklik õppekava. Gümnaasiumi osas näeb see ette siis läbiva teema tehnoloogia innovatsioon. Ja seal on siis kirjas, et iga õpilane peab gümnaasiumi 3 aasta jooksul osalema innovatsiooniprojektis, mis viiakse läbi rühmatöös. Selle peaks saama kenasti siduda selle projekti, mis on üldjuhul mingi arendus- või innovatsiooniprojekt, selle peaks saama siduda ka uurimistöö või loovtööga, mida igaüks teist peab kaitsma siis gümnaasiumi lõpul. Võib siduda ka õpilasfirmaga. Ja 4 näidisstsenaariumi, mis me siis oleme välja töötanud selle töörühmaga, kes selle õppekava kallal tegutses, on siis sellised, aga loomulikult need on ainult näidised, te võite ise oma stsenaariumitega ka lagedale tulla. Et näiteks võiks olla selline projekt 3-4 õpilast kamba peale, kes pole rahul kooli kodulehekülje praeguse kasutatavuse, kasutamismugavuse, väljanägemise, funktsionaalsustega, ütlevad, ei, meil peaks asi teisiti olema ja pakuvad välja, et me viime kooli kodulehe uuele platvormile, mis on paremini ühilduv e-kooliga, kus kasutajad saavad ise rohkem sisu lisada Web 2.0 stiilis, kus igal õpilasel võib olla oma blogi, nagu mis on ühendatud sellega, klassidel on oma blogid, kus on hästi lihtne teha mingisuguseid ka selliseid väikeseid alla minutisi videoklippe podcastide kujul, mida õpilased saavad oma telefoni laadida ja kuulata bussiga kooli või koolist koju sõites. Ja selline arendusprojekt on täpselt see, mis sobib sinna tehnoloogia innovatsiooni alla. Või näiteks omavalitsuse poolt tellitud uuring infokanalite kohta, millega nad võiksid jõuda noorteni. See on muuseas praegu tohutu küsimus. Meie poole on pöördunud 3-4 erinevat organisatsiooni küsimusega, kuidas jõuda infoga noorteni. Sealhulgas Archimedes, kes viib läbi noorte neid õpilaste teaduslike tööde konkursse. Nemad ka ei tea. On selge, et õpilased meili eriti ei loe ja nende meiliaadressi me kuskilt kätte ei saa. Liste nagu praktiliselt õpilaste jaoks enam ei eksisteeri, ilmselt on seal Facebookis, aga Facebook on täiesti privaatne, sealt kaudu neile eriti ligi ei saa ja nii edasi, igavene jama. Ja nüüd võiksite läbi viia, eks ole, ega omavalitsus ka teisiti teada ei saa seda, kui õpilased ise, insiderid, seda uurima ei hakka. Nii et kokkuvõtteks, mida rohkem on meil uudishimulikke loovaid, kastist väljas mõtlevaid noori inimesi, seda paremini läheb Eesti tulevikus. Ja ma arvan, et see koorekiht ongi siia saali nüüd kokku kogunenud. Ja teine asi on see, et te saate ise oma kooliaega põnevamaks muuta, kui proovite ise midagi uut uurida, katsetada, luua. Ja uurimistöö ei pea tingimata olema siis selline, nagu teadlased tavaliselt seisavad kõrvalt ja mõõdavad ja kaaluvad ja nii edasi ilma protsessi sekkumata. Te võite ka sekkuda ja teha arendusuuringu, mille tulemuseks on mingi väike innovatsioon. Et jõudu teile selleks!